Hei, minu nimi on Roland Toko ja ma olen Edu Akadeemia üks asutajatest ja minu käest küsitakse väga tihti seda, et miks sa Edu Akadeemia tegelema hakkasid ja kuidas sa oled jõudnud sinna, kus täna need koostööd erinevate rahvusvaheliste tegijatega käid ja reisid ringi ja tood Eestisse igasuguseid huvitavaid inimesi, kes on väga palju saavutanud oma elus. Ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et see ei ole nii lihtne või see ei ole nii olnud minu jaoks alati. Sest et täna ma tean väga selgelt, mis on minu tugevused ja mis mulle meeldib, mis mulle korda läheb, milles ma hea olen. Siis kui ma lõpetasin keskkooli, siis mul polnud õrna aimugi sellest, et mida ma oma elus teha tahan, kelleks ma saada tahan, kuidas mul ei olnud mingeid kontakte, mingeid inimesi, kes aitaks mind kuhugi edasi. Ja kui ma täna tean seda, et koostöö tegemine ja inimestega kontakti loomine on minu kaks suuremat tugevust, siis kuidas neid asju koolis nimetati või kuidas need koolis väljendusid? Kui koostööd teha, kui sa teed näiteks tunnis teiste inimestega koostööd, näiteks mõne kontrolltöö ajal, siis kuidas seda asja nimetati? Maha tegemine, sohi tegemine. Ja kui sa olid hea inimestega kontaktilooja, näiteks mõnes tunnis, kus õpetaja annab väga tähtsat informatsiooni edasi, siis kuidas seda nimetati? Vahele segamine või midagi sarnast. Nii et kui mina koolis, ma olin niisugune tubli õpilane, ma sain suht kiiresti aru, et kui õpetajad midagi ütlesid, siis ma võtsin kuulda seda. Ja ma sain üsna kiiresti aru, et need kaks asja on väga halvad. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma ei teadnud, et ma neid asju üldse kasutada võiks, neid oma tugevusi. Ja muidugi ma hakkasin siis otsima midagi muud, et mis omadusi minus veel on, mis on siis tegelikult see, mis ma oma elus tegema peaks. Ja ma sain aru seda, mõtlesin seda, et matemaatika ja numbrid mulle ka täiesti nagu sain hakkama nendega, et äkki ma pean siis tegelema numbritega. Ja ühel hetkel ma avastasin ennast tegemas raamatupidamistööd, mis ma päris ausalt ütlen siis tänasega vaadates, mida ma täna teen ja ma teades, mis on minu omadused ja tugevused, siis on täiesti 180 kraadi sellest, mida ma teen ja mida ma tegema peaks. Ja ma täna olen rohkem, ütleme siis täiesti teises äärmuses ehk, et mulle meeldib ideid genereerida, ma olen rohkem selline loov inimene ja mulle meeldib inimestega suhelda, kontakti luua, strateegiaid välja mõelda, siis see on lihtsalt näide sellest, kui kaugele meie tänane koolisüsteem võib inimese tegelikust olemusest viia. Ja see on üks põhjuseid, miks tegelikult ma hakkasin enesearenguga tegelema ja viimase 10 aasta jooksul ma olen tunde ja ma ei tea, kui palju reise ja koolitusi läbi käinud ja ma arvan, et see summaliselt on 100 000 pluss eurot kindlasti, mis ma olen kulutanud selle peale, et oma tõelisi andeid taasavastada, mis minus on alati olnud olemas, aga koolis ja ühiskonna poolt ja kõige selle poolt alla surutud. Ja võib-olla sul on ka sarnane seis või sa tead kedagi, kes on sellises seisus ja see ei ole üldse äge, see ei ole äge koht, kus olla. Päriselt. Ja kui sa oled selles sees, siis ma tean, mis tunne see on. Ja minu jaoks selline eneseareng ja see on väga-väga palju aidanud seda ennast taasavastada, jõuda selleni, mis on minu sellised tõelised anded. Ja üks asi veel, miks on oluline üldse oma tõeliste annete ülesleidmine ja potentsiaali võimed või potentsiaali lähedaselt rakendamine. Üks asi, mida ma olen aru saanud, on see, et kui ma tean, mis on minu tegelikud anded ja mida mulle päriselt meeldib teha, siis see annab vabaduse mul olla igas olukorras mina ise. Ja ma ei pea muretsema selle pärast ja mõtlema sellele, kas ma olen piisavalt hea, kas ma meeldin teistele inimestele või mitte, mida need inimesed minust arvavad. Mul on täiesti ükskõik sellepärast, et ma tean, mis mulle meeldib, mis mulle hästi välja tuleb ja ma saan olla mina ise. Olles siin sinu kaamera taga või kui me sinuga üks-ühele kohtuks või kui ma olen tuhandete inimeste ees, mul ei ole vahet, ma saan olla mina ise sellepärast, et ma ei pea muretsema või mõtlema sellele, et milline ma pean välja nägema, millisena ma pean näima. Ja see on üks väga-väga olulisi asju ja see on
see on see asi, miks me tegelikult ka kogu selle Eduakadeemia asjaga tegeleme, et inimestele anda seda võimalust ja tuua inimestele neid õpetajaid, neid teadmisi, mis aitavad sinu potentsiaali välja tuua. Ja üks põhjus veel, miks ma selle video tegin või miks ma tahtsin seda teha, on see, et sa tead, et Eduakadeemia taga ja nende emailide taga, mis ma sulle saadan, olen mina, Roland, täiesti tavaline, normaalne inimene. Et kui sa edaspidi saad meilt kirju, siis ma loodan, et sa avad neid ja sa loed neid, sellepärast et meie eesmärk on sulle tuua parimad teadmised, parimad koolitajad. Me teeme webinare, erinevaid asju, mis aitavad sul jõuda sinna, kuhu sina tegelikult soovid. Ja ma loodan, et me näeme ka mõnel koolitusel või kuskil näost näkku, kui see võimalus avaneb, siis kindlasti tule juurde, anna märku, et sa oled ka üks inimene meie meililistist ja oled meie sündmustel osalenud, webinaridel, vaadanud, lugenud meile ja kui midagi sa tunned, et me saaks sinu jaoks veel teha, mida me täna ei tee, siis anna sellest märku ja näeme järgmistes videodes, suhtleme järgmistes emailides ja loodetavasti kohtume üsna pea. Tšau!